Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Notsu vanaisa arvuti. Peppa ja Priidik on vanaemal vanaisal külas. Notsu vanaisa, Notsu jalama. Mis see siis on, käokell? Jaa, see teeb kuku, kuku. Aga see on katki. Palun, kas sa saaksid selle ära parandada, Notsu vanaisa? Viime selle minu kuuri. See on Notsu vanaisa kuur, kus ta kõiksugu asju parandab. Uurime, mis siin sees on. Vanaisa, nüüd sa tegid selle päriselt katki. Oi, mul peaks siin olema üks raamat kellade kohta. No näed sa, kuidas kellad töötavad. Notsu vanaisa parandas käokella ära. Kui tore! Kuku! Kuku, kuku! Kuku! Notsu emme tuli Peppale ja Priidikule järele. Vanaisa parandas käokella ära. Kui kena. Mis see on? Minu vana arvuti. Seda ma küll parandada ei mõista. See polegi katki. Ma lihtsalt ostsin endale uue arvuti ja mõtlesin, et äkki sa tahad mu vana endale. Ma pole kindel, kas mul seda ikka vaja on. Oi, arvuti. Mis sellega teha saab? Sellega võib tähti trükkida. Vaata, vanaema. A, B, C, D. Ja numbreid ka. 1, 2, 3. Ma kardan, et me teeme selle katki, kui kogemata vale klahvi vajutame. Ole mureta, te ei tee katki. Lihtsalt ärge andke talle piima, ega küpsiseid, ega moosi. Kõige toredam asi, mis sellega teha saab, on rõõmus kanaemand. Kui vajutada selle nupu peale, muneb kanaemand muna. Mina olen selles mängus väga hea, aga Priidik on kõige parem. See on küll vahva. Äkki me siis ikka peaks selle arvuti vastu võtma, Notsu vanaema? Nägemiseni. Ja taega. Kas hakkame nüüd arvutiga tööle, Notsu vanaema? Jaa, kirjutame numbreid ja tähti. Peppa sööb koos perega lõunat. Ma andsin oma vana arvuti vanaemale ja vanaisale. Väga kena. Huvitav, kuidas nad sellega hakkama saavad. Tere, põrsas Peppa kuuleb. Peppa, mul on arvuti kohta üks küsimus. Vanaisa helistab. Ta tegi arvuti katki. Mis mure sul selle arvutiga on, Notsu vanaisa? See on mune täis. Mune? Rõõmus kanaemand keeldub rohkem munemast. Ma olen katki. Lülita arvuti korra välja. Ja nüüd sisse tagasi. Kas nüüd sai korda? Ma olen täitsa katki. See küll hästi ei kõla. Äkki seda ei saagi enam parandada. Me tuleme läbi ja võtame arvuti kaasa. Vanaema, me tulime katkise arvuti järele. Notsu vanaisa viis selle kuuri alla. Nõndaks. Nüüd peaks korras olema. Ma olen ära parandatud. Tore! Minu vanaisa on kõige parem asjade parandaja. Kas seda oli väga raske parandada? Üldsegi mitte. Ma leidsin selle raamatu. Kuidas arvutid töötavad. Nii et sa ei tahagi, et me arvuti minema viiksime? Ei, mul on seda vaja. Väga tähtsa töö jaoks. Kas tähtede ja numbrite töö jaoks? Ei, ikka selleks, et Notsu vanaema rõõmsa kanaemanda mängus võita. Mina munesin 4020 muna. Näete, mul on kõvasti tööd, et vanaemast mööda minna. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig. Peppa Pig.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priitik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Haiglas. Lapsed on mängurühmas. Peppa ja ta sõbrad lipavad ringi ja neil on lõbus. Oi, palus on. Kas sa oled ikka terve, Peppa? Ma lõin oma põlve valusasti ära. Preelikasel Peppa kukkus. Sa oled lihtsalt põlve ääragi kaimustanud, Peppa. Kõigepealt puhastab Preelikasel Peppa põlve ära ja siis paneb plaastri peale. Kas nüüd on parem? Jaa, aitäh. Lapsed, te ehk panite tähele, et pani Pedro puudub mängurühmast. Kas ta on jälle hiljaks jäänud? Ei, Leenu, Pedro on haiglas. Ja täna me lähme teda haiglasse vaatama. See siin on haigla. Peppa ja sõbrad tulid siia poni Pedrot vaatama. Pidage meeles, lapsed, hoiate hästi minu ligi. Ei taha, et keegi kaduma läheks. Jaa. Vabandust, härra Härg. Kuhu poole jääb laste osakond? Trepist alla 2 poolega uksest läbi, paremale, vasakule, mööda koridori edasi, trepist üles ja vasakule, aga võib ka liftiga minna. Laste osakond. Pedro kindlasti magab. Haiged alati muudkui magavad. Terekest. Tere, Pedro. Miks sa ei maga? Sa ei näe üldse haige välja. Ma murdsin jala ära ja see pandi kipsi. Kips aitab Pedro jalal terveks saada. Mina kriimustasin põlve ära ja mulle pandi plaaster. Kas tahate mu kipsile midagi joonistada? Jaa, palun. Lapsed joonistavad kõik Pedro kipsile pilte. Mina joonistan jalgpalli. Mina joonistasin lilled, härra Kartul, papagoi ja mina joonistasin porilombi. Aitäh teile kõigile. Kas sina võiksid minu plaastrile midagi joonistada? Hästi, ma joonistan ühe pisikese lille. Aitäh, Pedro. Pedro, mis tunne on haiglas olla? Väga vahva. Aga kuidas õed on? Nad kingivad mulle kleepse. Ja nad tulevad alati siis, kui ma seda nuppu vajutan. Huvitav, no kes see nüüd helistab? Äkki, Pedro. Mida sa soovid, Pedro? Meil on väga palju tegemist. Kangesti sügeleb. Isegi kui su jalg sügeleb, ei saa me enne kipsi maha võtta, kui jalaluu on täitsa terve. Ega siis mu jalg ei sügele, vaid hoopis kõrv. Kas nüüd on parem? Jaa, aitäh. Söögiaeg. Mida täna süüa soovid, Pedro? Ma võtaksin spagette ja pudingit, palun. Sa tohid voodis süüa? Jaa. Tundub väga maitsev. Doktor Pruunkaru tuli vaatama, kuidas Pedro läheb. Kuidas meil siis täna läheb, Pedro? Mu kõrv sügeleb natuke. Näete, siit. Ma ütleksin, et sa oled juba peaaegu terve. Külastusaeg on läbi. Nägemiseni, Pedro. Nägemiseni. Sa varsti terveks, Pedro. Jaa, Preelikasel. On järjekordne päev mängurühmas. Peppa ja sõbrad on mänguväljakul. Preelikasel, mu plaaster tuli ära. Kas ma saaksin palun uue? Sul pole enam plaastrit vaja, Peppa. Su põlv on terveks saanud. Jaa, ongi. Terekest. Poni Pedro on tagasi. Hei, tere, Pedro. Kus su kips on? See võeti maha, sest mu jalg on nüüd terve. Kas su jalg on nüüd jälle tugev? Tugevam kui enne. See on mul nüüd superjalg. Kas sa sellega joosta ka saad? Vaata ise. Pedrole meeldib ringi lipata ja lõbutseda. Kõigile meeldib ringi lipata ja lõbutseda. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toomkene. Peppa Pig.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Preili jänese helikopter. Peppa ja tema pere sõidavad suurele suvepeole. Vaadake, päästemasinate näitus. Papi Kutsa näitab oma puksiirautot. Sellist häält teeb minu puksiirauto. Lambaemme näitab tuletõrjeautot. Sellist häält teeb minu tuletõrjeauto. Ja Preili jänes näitab oma päästekopterit. Sellist häält teeb minu helikopter. Tagurpidi käik. Helicopter reversing. Kas soovite teha kopterisõidu? Jaa, palun. Hästi, hüpake siis peale. Aeg, mina ei mahugi. Aga pole hullu, eks ma vaatan siit maa pealt. Noitsu issi ei armasta kõrgust. Me tõuseme üles õhku. Jaa, helikopter võib otsejoones üles tõusta. Helikopter võib otsejoones alla laskuda. Ja helikopter võib teha õhus ringe. Vaene issi, ta jääb kogu lõbust ilma. Jah, vaene issi. Palun üks jäätis. Küll on mõnus. Äkki peaksime nüüd maanduma? Hädajuhtum, vajatakse päästekopterit. Tulen otse kohe. Teil veab, meid ootab töö. Härra Härg kaevab teed üles. Tere, Preili jänes! Siin on üks suur metalltoru, mis ootab teisaldamist. Hästi, härra Härg. Kuidas te selle toru müraka üles tõstate? Oma suure magnetiga. Mis te selle toruga teete? Ma tegelikult ei teagi. Või ei, tean küll. Ma panen selle siia maha. Kellel tarvis, see saab selle siit hõlpsasti kätte. Nüüd võin teid koju viia. Aga mis siis saab? Hallo? Noitsu issi, kas sa saaksid ise koju? Preili jänes viib meid ära. Olgu? Issi, me tõusime üles ja laskusime alla ja tegime õhus ringe. Küll mul on kurb, et sellest ilma jäin. Kohtumisena kodus. Kes selle toru siia toppis? Ma tean. Ma sõidan otse. Siin on pisut mudane. No tule nüüd auto. Noitsu issi peab koju jõudma. Noitsu issi jäi kinni. Helistan õige papi Kutsale. Ja siin päästeabi. Ma jäin purilompi kinni. Palun, kas te saaksite tulla mind ära päästa? Vabandust, Noitsu issi, aga ma teisaldan parajasti ühte metalltoru, mille keegi põrund pea otsa keset sõiduteed jättis. Ühendan teid järgmise päästeabiga. Halloo, tuletõrje kuuleb. Ma jäin purilompi kinni. Palun, kas te saaksite tulla mind ära päästa? Vabandust, Noitsu issi, aga ma päästan parajasti puu otsast üht kilpkonna. Tule nüüd alla, Tiugu, ausõna, ma ei taipa, mis sa sinna puu otsa ronid. Sa oled ju ometi kilpkonn. Olge mureta, Noitsu issi. Ma ühendan teid kõige kõrgema päästeabiga kogu meie maal. Mis müra see nüüd on? Oi, ma ju lendan. Preili jänese helikopter päästis Noitsu issi ära. Issil veab, ta saab lõpuks ikkagi kopteriga sõita. Kas näitame talle, mida helikopter teha oskab? Jaa! See võib otsejoones üles tõusta. See võib otsejoones alla laskuda. Ja see võib õhus ringe teha. Kõigile meeldib Preili jänese helikopteriga tõusta ja laskuda ja õhus ringe teha. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig. Peppa Pig.
mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Possa Priidik. See on Noitsu emme ja see on Noitsu issi. Peppa. Päike, meri ja lumi. Peppa ja Priidikul on uneaeg käes. Homme sõidame bussiga mere äärde. Me saame seal ehitada liivalosse. Ja mina loodan ujuma minna. Mina ka. Ilmateade lubab päikest. Head ööd, Peppa. Head ööd, Priidik. Oi, väljas hakkab lund sadama. Hommik on käes. Päike paistab. Oi, lumi. Ööga on palju lund maha tulnud. Emme, issi, lumi. Mis? Me läheme ju ikkagi mere äärde, eks ju? Vaatame, palju seda lund siis on. Kuhu issi kadus? Kõndiv lumememm. Mul on külm. Kõndiv ja kõnelev lumememm. Oi, see on kõigest issi. Vaene issi, soojendame su üles. Noitsu emme Peppa ja Priidik hõõruvad Noitsu issi rätikutega kuivaks. Nii on palju parem. Nüüd võime mere äärde sõita. Aga kõik see lumi. Ma ei usu, et buss selle ilmaga käimagi läheb. Preili jänese buss on Peppa maja ees. Helden aeg, kuidas te läbi selle lume pääsesite? Eks ikka oma lumesahaga. Lumesahad lükkavad lumetee pealt kõrvale. Terekest! Tere, Peppa! Kõik Peppa sõbrad sõidavad ka mere äärde. Järgmine peatus, mere äär. Härra Härg ja sõbrad kruusatavad teed. Kruus sulatab lume ära. Tere, härra Härg! No, terve Preili jänes. Võttis aega terve öö, aga nüüd on tee kuni mereni puhas. See on hea. Me sõidame mere äärde. Kas soovite kaasa tulla? Tänan ei, Preili jänes. Meil on veel teid kruusatada. Head aega, härra Härg! Nägemiseni kena päeva mere ääres. Me sõidame kõik mere äärde puhkama, kus päikese käes liivalossi ehitada saab. Me sõidame kõik mere äärde puhkama. Seal liivarand ja jäätis juba ammu ootavad. Olemegi kohal. Mererand on üleni lume all. Oi! See meri näeb külm välja. Mina lootsin ujuma minna. Seda te võitegi teha, meri ei ole jääs. Tulge tüdrukud, mida te veel ootate? Mina ei saa vette minna, sest ma väänasin jala välja. Ja minul on vist väike köha. Hüppake sisse, Noitsu emme vesi on väga mõnus. On see ikka tõesti mõnus? No muidugi, meri on täna kõrastav. No olgu siis peale. Noitsu emme läheb ujuma. Kas on külm, emme? Natukene külm on, jah. Alguses tundub vesi alati külm. Aga kui ennast liigutada, hakkab pika peale soe. Olgu, ma siis liigutan ennast. Noitsu emme tormas veest välja. Hõõrume sind kuivaks. Peppa, Priidik ja Noitsu issi hõõruvad Noitsu emme rätikutega kuivaks. Aeg, nii on palju parem. Kas lähed ka ujuma, Noitsu issi? Täna ehk mitte. Kes soovib jäätist? Mina. Kõigile meeldib mere ääres jäätist süüa. Mina tahtsin liivalossi ehitada, aga rand on üleni lume all. Me võime ju ehitada lumelossi. Kõigepealt võtame ämbri lund täis. Siis pöörame selle ümber. Koputame kergelt põhjale. Ja valmis ta ongi. Lumeloss. Lumelossid! Mulle meeldib mere ääres. Ja mulle meeldib lumi. Mulle meeldib nii meri kui ka lumi. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harja Toompere. Peppa.
mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Kevad. Kevad on käes. Otsu vanaisa korraldab aias šokolaadimunade otsingu. Kas kõik on valmis? Ei, vanaisa, rebane Ruuti pole veel kohal. Terekest. Terekest. Tere, härra Rebane, kas jääte ka otsingule? Kahjuks ei saa. See meeldis mulle, kui ma väike kutsikas olin. Nägemiseni, Ruudi. Kas nüüd olete valmis? Ja, vanaisa. Minu aeda on peidetud hästi palju šokolaadimune ja teie peate need üles leidma. Käki tegu. Aga olge ettevaatlikud, ette mu tillukestel taimedel ei talla. Nii põnev on vaadata, kuidas need taimekesed kevadel tärkavad. Me lubame olla ettevaatlikud, vanaisa. Väga tubli, las käia. Otsu vanaisa šokolaadimunade otsing on alanud. Otsule aega tassikese tee jaoks, Otsu vanaisa. On ikka. Ei mune nad juba nii kergesti ei leia. Peitsin need hoolega ära. Üks muna on siin. Peppa leidis ühe šokolaadimuna lillepotist. Ja siin on teine muna. Jänese ja Nõtta leidis põõsalt teise šokolaadimuna. Urraa, mina leidsin ka muna. Elevant Emily leidis puu otsas šokolaadimuna. Ma tunnen vist šokolaadi lõhna. Rebane Ruudil on väga hea nina. No just. Rebane Ruudi leidis lindude joogianumast šokolaadimuna. Vanaisa, me leidsime kõik šokolaadimunad üles. See oli hirmus lõbus, aga natuke liiga lihtne. Pisikeste jaoks see küll lihtne ei olnud. Priidik, Janek ja Edmond ei leidnud ühtegi muna. Huvitav, kus siis ülejäänud munad on? Šokolaadimuna. Edmond, mulle näib, et sul on midagi kõrva taga. Nüüd on igaüks mõne šokolaadimuna leidnud. Mis me nüüd nendega teeme, Otsu vanaisa? Pistate need nahka, selge see. Tere, lapsed! Vanaema, me kõik leidsime mõne šokolaadimuna. Kus need siis olid? Ma ei näe ühtegi muna. Need on meie kõhus. Ja suu ümber. Kas vanaisa peitis munad hästi ära? Ei, meie suured leidsime need kohe üles. Aga päris pisikestel oli abi vaja. Priidikule, Janekule ja Edmondile ei meeldi olla kõige pisemad. Pole viga, varsti on siin aias pisemaidki. Oo jaa, pisikesed beebid. See on nii põnev. Vanaisa juba rääkis meile pisikestest taimekestest. Aga nii põnev see nüüd ka ei ole. Jutt ei käi praegu pisikestest taimedest, Peppa. Millest siis? Lähme vaatame Lullut, Lallut, Kallut ja Villemit. Need on ju kanad. Ja neil on munad. Kas me võime need nahka pista? Ei, Ruudi, need munad haotakse välja. Me jõudsime täpselt õigeks ajaks. Pisikesed tibud kooruvad munast. Tibud! Nüüd, kus tibud on koorunud, tekib tõesti õige kevade tunne. Mängime tibusid. Mina olen väike tibu. Laulan ka. Ja toksin Teri muudkui oma nokkaga. Väike kuldne sulepall olen ma. Trallala. Terve päev ma ringi keksin. Ikka ka. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. I like to pick up food with my beak. I've got fluffy